Viktor, alustame sinuga. Kui palju sellel majal siis nüüd siin sooja peal on? Tahtsingi tere öelda enda poolt ja õnnitluse Puumarketile. Nii, võtan lähemale. Tahtsin küsida, kas siin on täna soe? On isegi palav. Mul on palav. On mõeldud nagu sellisele karmimale talvele, et isegi kui -15, siis meil oleks väga soe. Aga täna siin on nii palju hea meel näha, et nii palju inimesi, et siis ka see kehasoojus mängib rolli. Aga selles mõttes on katus on korralikult soojustatud ja sein on soojustatud. Katus on soojustatud, sein on soojustatud, aga heidame pilgu nagu seinale peale ja tegelikult seina paksus väga suur ju ei ole, lage me ei näe. Mis siin seina peal on? Sa ei ole veel välja öelnud. Seina peal on pirsoojustus 15 sentimeetrit. Kui ütleme oleks tavasoojustusmaterjali kasutanud, siis oleks see kahekordne paksus olnud. Ja see on soojustusmaterjal, milles on kõik ühes ehk kui esimene esineja ütles, et see on et CLT on selline tuleviku teema, siis see on täitsa tänapäeva teema. Ehk enamikust uued, kõik hooned, lasteaiad, koolid, nagu mainis ära ka Viimsi kool, seal on sama asi projektis, on juba selle lahendus ära tehtud, et jääb ära siis kõik elemendid, karkassi ehitus jääb ära, nii nagu CLT puhul, jääb ära tuuletekke paigaldus ja soojustuse paksus on 2 korda väiksem. Ja paigaldus, ehk pärast meil õnnestub vist ühte videot vaadata, et siis me näeme ära, kui kiire see paigaldus on. Saime nüüd selgeks see, et erilist laualöömist siin ehituse juures ei olnud, tõsteti seinad paika, voodrilaual mingid kinnitused oli. Läheb see ehitus nagu selle peale, et SV Kruvi müük hakkab langema. Head tere ka minu poolt, aitäh kutsumast, väga ilus maja on teil. Mis ma võin öelda on see, et mul on eriti hea meel, et see SV Kruvi on müügil nii siin maja sees, kui ka seda on kasutatud siin maja küljes. Ja kui nüüd siin on mitu korda läbi käinud siuke väljend nagu CLT, siis eks uued ehitusmaterjalid ja ehitusmaterjali areng annab siis, seab ka omad nõudmised kinnitusvahendi tootjale tegelikult, kes siis peab oma tootega kaasas käima selleks, et neid uuenduslikke materjale saaks omavahel ka millegagi kinnitada. Ilmselt, kui tegu on suht uue materjaliga, suht uute kinnitustega, siis kui see aeg jõuab nüüd nii kaugel, et me kasutame väga palju ristkihtpuitu, siis te peate hakkama tegema koolitust, milliseid kruvisid võtta ja milliseid kasutada, sest riiul on teil ju siin soliidselt pikk. Jah, ja hea meelega näeks, et see riiul oleks veel pikem, aga jah, juba täna SVL on olemas CLT-le mõeldud kinnitusvahendid ja mis nagu ehituse mehele paigaldada on oluline, et mitte, et see kruvi mitte ainult ei toimiks selles materjalis, vaid et seda kruvi oleks siis ka lihtne paigaldada. See on võtmeküsimus. Ja üks asi, mida ma tahan sinu käest veel, Viktor, küsida. Inimesed tihti peale ühe puitmaja puhul räägivad, et kuidas see hingab, nii öelda. Ja nüüd see materjal, mida sina pakud ja maaletood, see on kahelt poolt fooliumiga kaetud, see ilmselt ei hinga. Kuidas see sein toimib? Puumarketi soov oli saada üks soojapidamaja. Ja kui me täna räägime sellisest soojapidavast majast, siis me ei saa rääkida enam hingamisest. Ehk me ei saa lasta tekkida sellisele olukorrale, et siis soe läheb toast välja või külm tuleb sisse. Ehk selles mõttes nad valisid soojapidava materjali. Nii, tegemist suurepärase kooslusega. Ma usun, nendest jutuajamistest, mis me siin täna oleme teinud, on selgeks saanud, et Puumarketi maja on hea maja ja kui te tahate endale tõestust, milliseid materjale valida, siis tulge siia Puumarketi katuse alla ikka ja jälle, vaadake, kuidas asi on, kas tuba on soe, kas seinad püsivad hästi püsti ja ma usun kindlalt, et nii see on ja siis saate sellega kindlust ka headele materjalidele. Aitäh teile meelde!